vahetuste koha pealt siis veel nii palju, et tundub, et ikkagi mõlemad, selles suhtes mõlemad vahetused sunnitud, et Henri väljal mängukeeld ja Magnus Villota pidi eelmise mängu siis pooleli jätma, aga täna üles antud siiski vahetusmängijate pingi peale, et sealt võib mängu sekkuda täna küll, aga eks näeme, eks saame näha, kas seda siis vaja on ja teiselt poolt, et kui selline vigastuse oht õhus justkui on, siis ülemäära ei ole ka asjalik oma mängijaid kurnata. Vapruse jaoks Tallinna Kalev ikkagi peaks olema vähemalt siit viimast hoogu arvestades võistkond, kelle vastu siis kodus tuleks võtta, aga eks saame näha, mida 90 minutit meile täna seda jalgpalli mõttes siis pakkuda suudavad. Pikem pall kohe ka Vapruselt liini taha, aga sealt hetkel ei tule. Ja meeskonna peatreener on Igor Prins. Pikem pall ettepoole ka ja seal Uude Pulussor ei olnud selles suhtes kaugelt palli ette saada, ta sai küll kahevõitluses nii-öelda puute kirja ja palli ettepoole võideldud, aga hetkel tulemuseta, et Uude läks sealt pikaks. Musta pressi tegemas, aga jookseb siin suures pildis tulutult Vapruse mängijate vastu. Vapruse oma kaitseliinis ja kasutades ka väravahti väga hästi palli liigutamas. Nüüd on Vaprus tulemas, pall värava alla ka, aga sealt hetkel esimene oht klaaritakse ära. Pall tundub, et jääb ka väljakule, niimoodi on ja jällegi juba eelmainitud Kalevi mängija suunas see pall tuli. Vapruse poole pealt siis Ants Stenderus ja Mattias Limberg. Villota. Siit võimalik tulla, tuleb pall kasti suunas ka Ustale, aga hetkel ei, seal lipp õigel ajal õiges kohas ees ja see pall ära klaaritakse. Pakutakse ka, nüüd on võimalik tulla. Saambe pall sinna Nõmme suunas läks, aga hetkel Nõmme õigel ajal õiges kohas. Petrunin rahustab olukorra ja viib palli tagasi kaitseliini. Ära vahetus. Siin mängitud küll väga-väga vähe, et kella peal kõigest 3 minutit täis tiksunud on, aga hetkel küll mõlemad võistkonnad tahaks öelda, et ikkagi üsna võrdselt tegusid teinud, et suures pildis 2 korda vastase poole peale jõutud on ja siin hetkel küll sellist punktide vahet, mis tabelist vastu vaatab, mängust veel vähemalt ei peegeldu, aga nagu juba ka mainisin, siis väga-väga varajased minutid meil siin on. Saambe saab jällegi palliga tegema hakata. Hetkel Kalevi poole pealt rünnakud ikkagi pigem tahaks öelda, et nende poolt vaadatuna siis vasakult äärelt, et ühe korraga Vadim Mihhailov saanud teise poole pealt senderdada, aga üldine ründetegevus siiski Kalevi poole pealt siin vasakul äärel peamiselt toimunud on, seda siis suures pildis Sambe esituses, aga vaadates, kuidas ta senimaani siin tegutsenud on, siis ikkagi keha ja natuuri on küll ja võtab siit Uude Pulussor nüüd nurgalöögi ka Kalevile välja ja nurgalöökide arvestus siis hetkel sedasi, et Kalevil 1, Vaprusel
hetkel veel ühtegi olla ei tohiks. Surõgin palli taga, pall kasti ka ja seal otse Nõmme peale saab rusikatega ära suunata, Usta jätkab. Aga lõppude lõpuks ikkagi viie kasti kohalt klaarib Vaprus ära ja saab ka kohe vasturünnakule tulla, siin keritakse, pikem pall nüüd vasaku ääre suunas ja seal küsimused, kas jookseb ära. Valliku saab tulla ka ja nüüd on võimalik löögile minna, aga siit lõppude lõpuks tuleb ja ei tule. Siin nurk, mis mulle vähemalt esimesel korral avaldus, oli pisut petlik, aga tulemuseks siis nurgalöök Vapruse poole pealt ka kohe vastu, aga need on asjad, mida tuleb Kalevil jälgida, et sellisest standardolukorrale järgnevast olukorrast kohe selja taha palli tuleks. Vaprus väga hästi sai sealt ühe sööduga justkui alt tulema ja seejärel pikk pall juba Virgo Valliku suunas, kes seal oma kiirust näitas. Pall kasti suunas ka ja seal nüüd halvasti, aga hetkel Kalev pääseb. Ja kes see muu kui Paalberg ise sealt löögile ka lõpuks pääses, mees, kes siin viimast vormi vaadates tahaks küll öelda, et iga Premium Liiga võistkond kartma peab ja saame siin ka korduses Paalbergi tegutsemist näha, pääses ikka väga hästi löögile ja vaat, et seal kerkis kui pärmi pealt, et seal oli peajagu pikem vähemalt selles olukorras siis. Eks ei tea muidugi, kui palju Paalberg ise väravalööjat edetabelisse vaatab, aga siin ei ole üldse kaugel. Ühe kübaratreki kaugusel on siis võimalus, et minna väravalööjat edetabelit koos Rauno Sappineniga juhtima, et Sappinen eilses kohtumises sai ühe tabamuse kirja, nüüd on tõusnud 14 värava peale. Paalbergil kirjas 11 ja sinna vahele siis jääb veel 2 mängijat, kes saab tabamus juurde kirjutada ja 2, kes ei saa, et Tammekast Adebayo Basher lahkus, tema lõppsaldoks 11 väravat ja ka Transist lahkunud Kabore sai siis kirja 12 väravat, et neil ei ole enam võimalust sellel hooajal tabamusi juurde kirjutada, küll aga Paalbergil ja Ustal, kes täna siin täitsa mängivad, lisaks ka Karel Eermäe kirjas 13 tükki, et ka see kindlasti selline tabel on, mis hooaja lõpus võib täitsa huvitavaks kujuneda, et sellist ühte liiga superstaari ei olegi justkui välja kujunenud, kes oleks kõik võrgud pooleks peksnud ja eks tegelikult väga tihti ma arvan, et kõrgliigades ka nii väikse väravate arvuga kuldset saabast ikkagi võideta, aga selles suhtes, et veel pea ring mängida ja eks neid kohtumisi, kus kohast tabamusi kirja saada, siis neid kindlasti on. Kollo vetab seal korraks, tundus, et ka enda mängijad ära, aga lõppude lõpuks ikkagi Kalev saab lükkama hakata. Pikem pall nüüd hästi tuleb, nüüd on võimalus, aga ei, seal nõmdab esimese välja, värav ikka tühi. Ja kas siit leitakse, Usta keerab ja keerab lõppude lõpuks sedavõrd ebaõnnestunult, et ikkagi väravat kirja ei saa ja seal ka Ude Pulussoor küsib, et miks kõrvale ei andnud, et olin täitsa vaba. Tema arvele või nimele läks siis esimeses olukorras löök, aga Nõmmelt suurepärane sooritus, näitab keskendumist terve mängu vältel ja hetkel sekkus siis Vapruse poole pealt otsustavalt. Kollo võtab ette ka 3 Vapruse mängija vastu, aga hetkel ei. Ude Pulussoor. Tema tsenderdus siis hetkel blokeeriti.
Rünnakulaine Kalevil igastahes täna ei lõppesid nüüd lõppude lõpuks ikkagi viga. Joonas Sild selles olukorras tegutseb sedavõrd hästi, et saab Kalevi mängija vastu vea kätte sealt. Sambe oli patustajaks, aga koheselt läks ka valus vabandust ja vaatas, et kas siis Vapruse mängijal kõik korras. Aga Kalev küll hetkel ikkagi tahaks öelda, et tublisti alustanud tänast kohtumist, et selliseid võimalusi käik ettepoole on juba näha saanud küll ja tahaks öelda, et vaat isegi mängust rohkem kui Vaprusel, et Vaprusel muidugi löökidega tahaks öelda, et üldpildis vast paremini on, et kaks sellist olukorda Vapruselt, kus kohast ikkagi ei olnud väga kaugel seda väravat otsida ja Kalevil seal olukorras siis just kui numbrid 1 vähemalt tahaks öelda, et see Nõmme otsustav sekkumine sinna alla kuulub, aga üldised olukorrad on pigem olnud sellised, et jõutakse küll kasti juurde, aga sealt väga head sellist kohta ikkagi välja mängita, kus tuleks ainult hiile täpp peale kirjutada. Vapruse fännid ka siin trummidele valu annavad ja omasid siis tagant utsitavad. Lippu Pikempall vasakule äärele. Aga sealt Valliku ikkagi lõppude lõpuks kohale õige aegselt ei jõua, pall üle otsajoone ja Weinstein saab nüüd palli Tallinna Kalevi värava eest mängu panna. Pikempall Uusta suunas. Jääb lühikeseks. Lindberg. Parema ääre kaudu nüüd, aga ei leita. Sild palliga. Lindberg. Sild ja Kalevi kaitse hetkel peab sedavõrd hästi, et sealt ääre pealt tulema ei pääseta, vahetatakse äär ära ja Vapruse rünnak jätkub. Pajo. Pall kasti suunas ka, seal nüüd ohtlikult lahti ja Weinstein lõppude lõpuks ikkagi sekkub otsustavalt. Seal korraks tundus, et väravai väljatulek kõige kindlam ei olnud, aga see, mis suures pildis loeb, on see, et oli õigel ajal õiges kohas olemas. Ja siiski mitte. Esimene nurk, mis siit mängijate vahelt mulle paistis pisut, jättis siukse mulje, et Weinstein seal oli juba pikali, aga ei, kordus räägib tõsiasja, et Weinsteinil hetkel küll seal kõik korras ja selles olukorras tegutses küll igati õigesti. Sild, Lipp ja nüüd pall juba Nõmme käes. Lipp. Vapruse saame selle olukorra siiski ennem ära vaadata. Palberg jällegi jooksu tegemas, kukutatakse ka seal ja hetkel kohtuniku Vile vaikib, aga ei ole üldse Vapruse poolehoidjad selle otsusega rahul. Siin koheselt ilmselt pakutakse ka sellest olukorrast kordus, julgen oletada, et saame siit ka selle ära näha. Palberg jooksu läks, aga niisugune mõlgõllavast olukord tahaks öelda siit selle ühe korduse põhjal. Vapruse kaitseliinist seda palli, et Magnus Villota puudumisel tänaselt leiame üksid mehed, et väravas juba ära mainitud Ott Nõmm ja kolmese kaitseliini moodustavad siis Kevin Aaloe, Mattias Villota ja number 28 Marko Lipp. Selles suhtes midagi üllatusväärselt ilmselt ei olnud, et vaatasin seda ka Sokkerneti Fantasy nõuannetes sedasorti liigutust ennustati, et Lipp enda koha algkoosseisu leida võib, aga Vaprus saab siit järjekordse nurgalöögi. Lindberg siis seal mänguveks, kes selle välja võitis.
ja kes see muu ikka Vapruse rivistusest, kui Pajo suundub siis nurgalööki andma. Seal, sest mitte, Pajo lõppude lõpuks ikkagi seda nurgalööki ei mänginud, aga pall nüüd tema käes. Pall kasti suunas ka. See on väga kehv puude Kalevi mängijat, et pall jääb ära ette korraks ka lahtiseks. Kasti ette õigemini. Ja kui kiirelt ka pelgalt ajalukku vaadata, siis ajalugu just kui soosiks Tallinna Kalevit täna pigem, et viimasest 15 kohtumist, kui omavahel kohtutud on, siis seal ikkagi ülekaalukalt võidud Tallinna Kalevi arvele läinud. Et vaatame selle olukorra ära, siit Samba suudab palli keskele ka jätta ja siin nüüd pall on lahti, aga lõppude lõpuks ikkagi ei suudeta seda sedavõrd hästi ette saada, et sealt oleks ainult löögile minna. Nüüd korralik külakuhi ka ja see lõpeb Nõmme pikema palliga, aga seal tundub nüüd, et sai Uude Pulussaar pisut haiget selles olukorras, et see palli pärast võitluses tundus, et keegi talle kehvasti peale kukkus. Aga jutt ei pooleli sinna, et kui 15 korda võistkonnad omavahel kohtunud on, siis Tallinna Kalev võtnud nendest kohtumistest 9 võitu, Vaprusel 4 ja 2 korda on siis ka viiki mängitud, aga viimasel ajal ikkagi Suve Pealinna poole kaldus need mängud. Vaatame selle olukorra ära, siit Kalevil võimalus tulla ja ikkagi lõppude lõpuks on see suur Öögin, kes seda palli sinna värava peale saata ei suutnud. Aga Vaprusel hetkel siin viimased 2 nende poolt, sest kaitseolukord on ikkagi samamoodi lahenenud, et see seal tekib justkui Kalevi mängijatel kasti kohale või kasti peale, siis justkui võimalus seda palli rünnata. Vaatame selle ära, pall jälle lahti ja siin nüüd pannakse kõik, mis vähegi panna saab. Kapper lööb selle palli siia kommentaatori putka poole, aga pall jääb Tallinna Kalevile. Surõgin, Kollo ja mängitakse tagant läbi. Ojamaa. Usta ka Kalevi poole pealt siis väga huvitava rolli endale täna saanud. See tsenderdus siin selgelt ebaõnnestus, aga on nüüd küll üles märgitud tipuründajana, aga suures pildis ikkagi tahaks öelda, et sellise vähemalt klassikalise tipuründaja töötaja ei tee. Et pigem tegutseb seal justkui ehk oleks niisugune päris valeründaja ka öelda ei saa, aga ikkagi selgelt pisut allpool, et tahaks öelda, et sellise klassikalise 9 või tipuründaja koha peal Kalevil vähemalt senimaani mänginud Uude Pulussaar ja siis Usta on saanud tema all pisut tegutseda. Või siis mingites olukordades tema kõrval. Vaatame selle olukorra ära, siis ta võib tulla ka, tuleb löök ja see läheb kaugele ja seal tuleb nüüd Vapruse inventuuri pärast õnne tänada, et see pall ikkagi lõpuks staadioni raamidesse jäi. Sambe löök siis. Sealt ebaõnnestus. Järengrupp ka endale siis lisajõude saanud. Sealt treenerite pingi pealt ka Daniel Meielit nüüd näha saab, et mees, kes kindlasti kõigile Kalevi süsteemis teada tuntud on. Väga-väga pikalt klubi juures tegutsenud ja on saanud ka ise seda peatreeneri tooli omada ja tüüri triivida, aga hetkel siis vähemalt protokolli järgi kes treenerina sinna pingi peale tee leidnud on. Vaatame selle olukorra ära, siit võimalik tulla ka, aga hetkel ei klappinud kohe üldse seal erinevad süsteemid kokku. Usta tundus, et läks väga sellist peenet palli andma vasakule äärele, aga pigem julgen oletada, et sööt ebaõnnestus, sest saame sellest väga-väga kaugele ja
ja vaadates ka seda hetke, kus kohas Sambe oli söödu andmise hetkel, siis ei olnud seal kohe üldse võimalust selle pallini jõuda. Esimese 20 minuti põhjal julgen küll väita, et Kalev tänasele kohtumisele peale tulles ikkagi on midagi väga-väga õigesti teinud, et oma kasti kuidagi ära pole langetud, mängu vaadates ei ole selleks ka muidugi vähematki põhjust ja vaata, et oleks pigem isegi olnud tänase teravam ja ründavam pool siin seni peetud minutite jooksul, et sedasi mängides sedasi mängu jätkates on võimalik siit küll täitsa näha, kus kohas täna on võimalik see tulemus kätte saada, seal muidugi Aaloja nüüd selles olukorras patustas ja Kalevile standardolukorra kinkis, aga see juba mängitakse lahti ka, tuleb tagumise posti suunas, aga selgelt läheb üle seal Ude Pulussor jäi sellest olukorrast ikka väga kaugele. Rõõginid ka siin söötjana meile suurde plaani pakutakse. Villota mängib Pajoga, Pajolt nüüd ikkagi kehv pall tagasi, aga sel hetkel Kalevi mängijad pressi tegemas ei ole, siis lippuga pressi alla ei panda. Villota kiirab hästi ja Vaprus saab nüüd tagant tulema. Väärengrub ka seal Kalevi pingi pealt oma mängijaid siis kiidab, et sedasi agressiivselt mängulises mõttes siis justkui, et kõrget pressi tehakse ja ollakse olukordades lähedal, siis sedasi on võimalik kätte küll saada. Sild nüüd auti toimetab, pall on ka mängu juba pandud siit. Sai Sild haiget ka. Kui seal nüüd õigesti nägin, see oli Petruunin selles olukorras, kes Kalevi poole pealt siis Sillale haiget tegi, aga seal tundus, et midagi sellist pahatahtlikku küll ei olnud, et üritas seal kannaga palli ära lüüa, aga see pall oli siis juba nii-öelda sellest olukorrast kadunud ja sealt tabas vastasmängijat. Jällegi, Kalev mängib tagant läbi hetkel. Prins ka hetkel Vapruse pingi pealt annab nii-öelda teada, et on ka koha peal ja seal omade tegutsemisega hetkel pressingu faasis rahul ei olnud. Usta nüüd võitluses Villota vastu, aga seal hetkel jääb kaotajaks ja Vaprus saab selle olukorra ära klaaritud, aga Kalevi rünnak jätkub. Kollo palli taga. Sambe lükatakse seal väga tooret hetkel maha, laiutab käsi ka, küsib viga, seda ei tule ja nüüd tuleb Kalevil juba tegeleda sellega, et Vapruse rünnak peatada, sest et vasaku ääre kaudu tullakse. Kasti suunas ka, aga hetkel lahendust leitab. Ajo võtab nüüd ise parema peale, sealt tuleb löök ka, aga see löök raami ei taba, kuid tänase päeva ikkagi suures pildis tahaks öelda, et üks ohtlikumaid. Hetkel siin kui õigesti nägin, siis selles olukorras tundus, et peakohtunik Joonas Jaanovits ka näitas seal oma särgi varrele. Ilmselt teedan, et seal siis peaks olema respekt kirjas, mis siis näitab seda, et jalgpalli reegleid justkui ja sellist spordimehelikkust väljakul näha tahame, et tundus, et keegi seal läks peakohtunikult midagi nõudma ja see oli siis Jaanovitsi selline mitteverbaalne vastus sellele olukorrale. Palutaja saab nüüd äärekaitsjana ise paremalt poolt siis palli mängu panna ja
Kalev seal kohe pea ees rünnaku poole siis palliga ei otsi. Ojamalt pikem pall Musta suunas, aga kõik pallid, mis hetkel Musta suunas ikkagi tulnud on, siis ülemäära mugavalt temani jõudnud ei ole, et seal ka praegult pall jäi selgelt lühikeseks, et lõppude lõpuks Mustani ei jõudnud ja ega kui ka varasemaid olukordi meenutada, siis väga sellist palli, mis oleks otseselt tulnud Daniel Musta peale niimoodi, et oleks mängumees saanud kasutada oma füüsilist eelist. Väga ei olegi olnud, et kõik pallid, mis Musta suunas hetkel vähemalt pikkade pallidena tulnud on, siis ikkagi väga selgelt seal võitlema pidanud. Nüüd pannakse seal kehvasti kokku ka. Seal Sambe nii väga haiget ei saanud, aga tundub, et seal võis keegi saada näopiirkonda. Ilmselt siis küünarnukiga Joonas Sild seal hetkel maha jäänud on. Karjatus tuli ka selle peale, aga saame siit nüüd kordusest ära näha, et mis seal täpsemalt juhtus, sest et kõik käis sedavõrd kiiresti, et jah, seal hetkel ei tea, kas sai nii-öelda käeosaga või saigi küünarnukiga. Seal sellist löögiliigutust justkui ei olnud, et läks lihtsalt õhku ja käed olid kõrval ja seejärel siis Sillale näopiirkonda tabati, aga mängumees jällegi püsti ja saab mänguga edasi minna. Kollo õhuvõitluses Limbergist parem, tulemuseks see, et Vaprus saab Audi sisseviskega jätkata. Võimalus, Pajo keerab seal nüüd hästi. Musta. Sambe siit vasakut ääret hetkel käiku ettepoole ei leidnud, mängis läbi keskvälja Surõginiga ja nüüd Kalev vähemalt korraks võttis tempo maha, aga Petrunin palliga. Tupatškic sai seal ka Kalevi kaitseliinis palliga korraks toimetada, nüüd jällegi pall tema käes. Pall vasakule äärele, Sambe. Hetkel tegi siin olukorra endale pisut raskemaks, et seda esimest palli nii-öelda võitma ei läinud ja lasi palli põrkesse, seejärel oli juba keerulisem. Siin nüüd Jaanemets ikkagi väga sellist võitluslikku mängu on ehk kõige õigem öelda, mängida laseb, et Kapper hästi keeras pressi alt ennast välja, kuid ei pääse Vaprus tulema. Suures pildis olukord, kus rünnakut alustati, siis sealt saadi ka jätkata peale seda, kui pall üle küljejoone käis. Vasaku ääre kaudu tuleb löök ka, aga seal Pajo löök ebaõnnestub, võtab seal ka ise peast kinni ja 2 korda on saanud proovida, 2 korda raamile pihta pole saanud, eks saame näha, kas 3 on kohtuseadus, kuid hetkel ikkagi Pajole sinna väga-väga palju ruumi pakuti keskele, et lõppude lõpuks sai selle palliga väga-väga mugavalt keskpositsiooni liikuda ja sealt siis ka löögi sooritada, aga Kalev siin hetkel saab siis justkui jalgpalli jumalaid õnne tänada, et Pajol täna sihik kohe mängu algusest paigas pole olnud. Pajo kukub ka sealt, viga ei tule, Surõgin ja Petrunin omavahel hästi mängimas, pall nüüd Surõgini käes ja
kaks meest omavahel kombineerivad. Ja pikem pall vasakule äärele, Saambe suunas väga hea läbisööt ja Nõmman esimesena jaol, aga pall jääb siiski Kalevile. Saambe läheb sealt nüüd otsima ka ja ei läinud üldse palju mööda. Aga pigem tahaks öelda, et see pealelöögiritus ikkagi oli hetkel pisut paljust, et kui siin õigesti silmanurgast nägin, siis tegelikult oli ka võimalik pall kasti anda. Aga pikad pallid hetkel Vapruse kaitseliini taha ikkagi ohtlikuks senimaani on osutunud. Ja vaat, et sealt Kalev täitsa sedasi jätkates võiks ka ühel hetkel tulemuseni jõuda, et senimaani on pidanud Vapruse väravas Ott Nõmm 2 korda otsustavalt sekkuma, hetkel oma ülesannete kõrgusel olnud, aga eks see tõenäoliselt teooria mängib ka ilmselt sedasorti, et ühel hetkel peavad asjad ka välja tulema, et Kauber sealt nüüd hästi jättis keskele, Pajo teeb konksu ka, aga lõppude lõpuks ikkagi mööda ei pääse. Ude Vulussoori saime ka siin korraks suures pildis näha ja tundub, et nüüd ikkagi oleme pisut, või siiski mitte. Tundus korraks, et tema puhul siis ikkagi on ka natukene see, mis paberi peale kirja on pandud, rohkem hakanud tõeks pidama, et mängumees allpool tegutseb, aga nüüd ikkagi jällegi Ustaga kohad ära vahetanud ja tegutseb jälle seal tiipuründaja koha peal. Aloe mängis Pajole ja Vaprus saab parema äärекaudu otsida. Sild. Ja hetkel kaotab kehvasti palli ära, võtab siit ka mängija maha ja tundub, et saame nüüd näha ka ära tänase kohtumise esimese kollase kaardi. Niimoodi on 33. minutil selle endale. Joonas Sild võtab. Seal tegelikult, kui ilmselt kohe pakutakse meile ka kordustust olukorrast, aga tundus, et ikkagi läks sellist teadlikult kollast kaarti võtma, et seal see särgist tõmbamine oli, aga kukkus ka põhimõtteliselt koheselt, nagu Silt sealt särgist kinni võttis, et ju siis nägi, et ettepoole minekul ei ole sedavõrd lubavat olukorda ja sellest olukorrast siis vastasmängijale kollane kaart teenida tundub kasulikum. Saame siin ka uuesti seda näha. Mõne siiski mitte. Seal korralikult tõmmati ikka pükstest ka lõppude lõpuks. Alguses tundus ainult vähemalt selle esimese nurga najal, mis meile pakuti, et võeti korraks särgist kinni, aga siin parema nurga nägemisel siis tundub, et ega seal ei olnud ka kuhugi Saamel enam minna. Et nüüd on võimalik proovida, tuleb löök ka, aga lõppude lõpuks ikkagi Kapperi löögile seal viimasel hetkel ette saadakse. Vapruse pingi pealt ka siis Igor Prins peatreenerina omasid, saame öelda, et käima tõmbamas, et siin korralikult sellist motiveerivat juttu justkui omadele just pidas, et tuleb siin käima saada ja tegelikult eks ka ilmselt Prinsi sellisest seisukohast võib aru saada, et ülemäära hästi ei ole täna alustanud Vaprus seda kohtumist, et olukorras, kus sa tegelikult eks siin suuremad optimistid on öelnud, et Vaprus võib isegi siin medalitele mängima minna, aga kus sa viimasel ajal siis oled väga-väga head hoogu näitamas ja nüüd pead mängima
liiga punase laternaga ja tegelikult ikkagi tahaks öelda, et 35 minuti põhjal oled pisut hädas, siis ei ole ülemäära rõõmustamiseks põhjust. Usta siin Kollole väga osavalt otsis, seal võetakse ka läbi Usta see pall Vapruse mängijate poolt vähemalt selles olukorras ära, aga Kalev saab oma rünnakuga jätkata, pall ettepoole ka ja sealt nüüd väga-väga must puude. Saame seal olukorras selle autoriks. Pall vasakule äärele, seal Valliku uhkes üksilduses. Valutaja vastu saab proovima hakata, aga lõppude lõpuks ikkagi suunda värava poole ei võta. Pajo. Sild. Kapper sai ka siin pallipuuted kirja ja Valliku vasaku ääre kaudu. Nüüd toob Vaprus palli kasti ja seal Imberg oli suures pildis tundus, et see mängija, kellele see sööt adresseeritud oli. Kauber palliga nurgalipu juures ja hetkel, kui siit õigesti näen, siis ei ole ka keegi seal läheduses, et saame ära näha, kas näeme nüüd ka pikema palliga hästi. Pajo siiski tuleb ja pakub nüüd ka lühikese söödu võimalust, kuid siiski võtab palli endale ja läheb seda kasti suunas suure tõenäosusega andma. Pajo pall kasti, seal on nüüd vaja ja sealt minnakse suunama ka ja pall on väravas ja nii vähe oli vaja ja kui Pajo enda löögid vaata, et võib-olla kõige paremini välja ei tulnud, siis Limberg nüüd Pajo söödu kasutab igastahes 100% ära ja kerkib kui pärmi pealt ja saab siis selle palli peaga võrku suunatud, aga hetkel ikkagi siuksed olukorrad, mida kindlasti ei tohiks lasta Tallinna Kalev läbi, et kõik standardolukorrad, mis suuresti on lihtsalt võitluse taga kinni, siis need on olukorrad, kus sa ei saa ära anda ja hetkel siis just nimelt seda tehti. Mattias Limberg saab siit oma tamamuse kirja ja eks siin kohe saame näha ka, kelle pealt siis ära hüpati, aga seal oli Hindrek Ojamaa selleks, kes sellest ollis kaotajaks jäi, aga eks seal ka pikkuse vahe, et seal vaat, et võib-olla tuleks üldse vaadata siis otsa sellele, kes Tallinna Kalevis vastutab standardolukordade kaitsmise eest, et Ojamaal seal selge pikkuse ja ta mitte-eelis siis oli ja sealt lõpuks siis hüpati ka üle tema ära. Aga Kalevi jaoks olukord kindlasti lihtsamaks ei muutunud, pigem raskemaks. Nüüd tuleb lihtsalt jätkata selle positiivsega, mida senimaani näidatud on ja siis kaitses asjad korras hoida. Vaatame selle olukorra ära, Ojamaa saab kohe ka minna heastama pall kasti suunas, aga sealt ei saa Ude Pulussoor seda palli kätte. Sambe pall kasti suunas, aga ei kellelegi. Seal ikkagi väga teravalt ja otse tuli Nõmme peale ja eks Nõmme jaoks sellise palli püüdmine ülemäära keeruline ülesanne ei ole. Vaprus vahetab kiirelt ka ääre ära, Kollo versus Limberg ja seal hetkel Kollo võitis selle duelli. Sambe. Vaškic annab väga hea ja väga edeva väliskülje söödu. Nüüd on Ude Pulussooril see pall hästi ette jäänud, aga sealt löögile ei pääsetud. Nüüd tuleb kauglöök ka, aga see raamide vahele ei kuku ja tuleb välja ka, et Pajo seal palli ei puutunud, ehk siis selgelt ebaõnnestunud löögiks seda pidada saab. Üsna märkamatult oleme tegelikult ka esimese poole ja lõpuminutitele lähenemas, et kella peal meil neid juba 39 on täis tiksunud, 40 siis käib hetkel ja esimese poole lõpp terendab.
Pikem pall jällegi paremal äärele Lindbergi suunas, aga see sütt kohale ei jõua. Kiiret, kui vaadata ka võistkondade vormitabelit, siis seal ikkagi näeme, et Vapruse kiidetud vorm paistab ka sealt väga hästi välja, et viimasest 5 peetud kohtumisest siis 4 võitu. Korra küll kaotati Florale numbritega 0-3, aga ikkagi Vapruse poole pealt kindlasti hea minek ja nende mängude sees siis on võidetud nii Paidet kui Levadiat, et igati hästi mängitakse. Ja Kalevi poole pealt kindlasti need numbrid nii ilusad ei ole, et kui vaadata pelgalt vormitabelit ehk siis viimast 5 kohtumist, siis sealt leiame kõigest 1 võidu, aga see ka siis karikasarjas oma klubisüsteemi tugevuselt 3. võistkonna vastu, et Kalev juuniorid siis suudeti võita seisuga 8-1, aga siin Premium-liiga tasandil ainult kaotusi tunnistatud. Vaatame selle palli ära, sealt lõppude lõpuks see ikkagi kasti ei jõua, sealt kasti joone kohal maha maandub. Oli see Kapper, kes seal palli pärast võitluses oli ja nüüd väga hästi suudab küll ära katta, aga Uude Pulussoor sealt väravani ikkagi ei pääse. Hea pall keskväljale ja parema ääre kaudu Vaprus saab tulema hakata. Kauber. Lindbergi suunas ka pall, aga hetkel Kalevi kaitse peab. Sild saab siis outi minna toimetama. Sild Villota ja nüüd keskel juba lippalliga tegutsemas Pajo. Leiab hästi liinide vahelt Kapperi. Kapper hea pall paremal äärele ka. Nüüd on Lindbergil võimalus see kasti viia, aga sealt tõuseb lipp suluseisumärgiks. Ütles jäi siin üks asi ka nii-öelda mainimata, aga kuna Joonas Sild endale kollase kaardi tänases kohtumises võttis, siis temal tuleb järgmine kohtumine Vaprusest vahele jätta, et mängukeel ohus ta täna oli, aga nüüd, kui kollase kaardi endale protokolli kirja sai, siis järgmine kohtumine tuleb selle arvet vahele jätta. Ja Kalevi poole pealt siis mängukeel ohus Usta. Kui rääkida mängijatest, kes täna ka pelgalt kaartide korjamise pärast kaasa teha ei saa, siis Vapruse poole pealt leiame sealt nimistust Henri Välja, kes siis liigsete kollaste kaartide kogumise tõttu kohtumise vahele jätma pidi. Või peab. Lindberg, hea pall tegelikult ka liini taha, aga seal hetkel Tubaškic tegutses hästi ja selle söödu vahelt ära noppis. Usta meelitab nüüd keskväljal ka vea välja ja saab Kalev jällegi tulema hakata. Eks siin esimese poolaja lõpuni ülemäära minuteid enam jäänud ei ole ja sellega tulenevalt siis ka võimalust arv ilmselt väga suur olla ei saa, et tahaks öelda, et 1-2 võimalust ehk siin esimesel poolel veel näeme, aga seejärel juba siis ülejäänud mängu igasugused sündmused teisel poolel toimuma saavad hakata. Tuleb siit ka löök ja Uude Pulussoori löök hetkel ikkagi väga ohtlikuks ei kujune, seal ei ole ka ise rahul. Saime näha reaktsioonist, mis löögile järgnes. Pikem pall ettepoole. Kollo esimesena peaga jaol, aga hetkel võttis peapalli otse Kapperi jala peale. Vabandust, Kauberi jala peale. Ja sealt pakkus siis hoopis Vapruse mängijatele rünnaku.
Valberg teeb pressi ka, aga selles olukorras ei eksita. Ja niimoodi on. Kohe oleme valmis siin Soccer TV-lainel jätkma 29. vooru kohtumisega, kus omavahel vastamisi Pärnu Vaprus ja neile üle sõitud Tallinna Kalev. Esimene poolaeg pakkus meil ühe värava ja see siis koduvõistkonnale Pärnu Vaprusele. Suures pildis ikkagi tahaks öelda, et esimese poolaja puhul pigem olid võistkonnad suures pildis ikkagi võrdsed ja tulemuseks siis hetkel lihtsalt see, et Vaprus suutis enda olukorra ära kasutada. Kalevil jäi ikkagi, julgen öelda, et kaks, kas nüüd väga head võimalust, aga kaks ikkagi võimalust, kus kohast on võimalik üsna suure tõenäosusega värav lüüa kasutamata ja eks selle teadmise põhjalt need võistkonnad sinna riietusruumi läksid. Vaatame selle olukorra ära. Siin nüüd pall korraks ka Vapruse väravete tee leidis, aga hetkel tulemus kõigest Kalevi tänase kohtumise kolmas nurgalöök mängule siis 6. Sambe ka sealt Kalevi vasakult äärelt kollitamist jätkab seal. Tundus, et tegelikult oleks Nõmme käes see pall olnud, aga klaariti ära. Vaatame selle palli ära, aga seal pall lõppude lõpuks Nõmme käte vahel maandus. Kiirelt vaadata otsa ka siis, kui kiirelt vaadata otsa ka ülekandepartneri Viotbeti tegemistele, siis nemad poolajal vähemalt leidsid seda, et mäng võiks meile veel väravaid pakkuda ja lausa nii palju, et nemad näevad, et tänane kohtumine endas peita vähemalt 3 võiks. See, kuidas need jagunevad, eks saame näha. Nüüd võidetakse Kalevi poole pealt kõrget pall ja Aloe teeb nüüd vea, ise kindlasti kohe üldse rahul sellega ei ole, läheb sealt, küsib ka, kuid Vadim Mihhailov kiirelt seda palli soovib saada, et sealt oleks võimalik edasi mängida. Surõgin ka palli taga. Siis ka ära mainitud, et Ude Pulussor selleks mängimeheks, kes sealt Kalevile vea välja võitles. Surõgin palli taga, Kalev oma tornid kasti saatnud ja aitakse siis tabamust, mis kohtumise viigistaks. Surõgin tuleb sealt pall ka tagumisse post, aga ei kellelegi. Vahetatakse pool ära, uus võimalus ja see nüüd veel ebaõnnestunum. Seal Surõgini pall jäi kõrgeks, aga siis tuli Sambe ja pani selle palli jooksuraja suunas. Saab vist suures pildis öelda, et see ennast kindlasti hetkel ikkagi ebaõnnestus. Nõmm toob sealt kaitseliini palli lõppude lõpuks ka Vajo jalale, aga kaotatakse see pall ära. Nüüd on Ustal võimalik, Usta kukutatakse ka seal kasti joone justkui kohal, aga sealt hetkel kohtuniku vile vaikib. Ühtlasi olgu siis üle käidud ka kohtunike brigaad, sellepärast et esimesel poolel jäi see tegemata, ainult Joonas Jaanovitsi nimi ära mainitud sai, aga teda siis aitamas Aron Härsing ja Michael Mikson ja abikohtunikena. Vaatame selle olukorra ära, siin Valliku tuleb hästi ja Venstin peab tõrjuma ka, Surõgin lööb palli lõpus klaariks ja hetkel Kalev saab ise ikkagi palliga tagant tulema hakata. Suudeti seal palli säilitada, Surõgin nüüd ikkagi lõppude lõpuks pidi selle palli pisut ettepoole mängima, aga pall säilib. Ja kui abikohtunikud said ära mainitud, siis olgu ülejäänud brigaad üle käinud, nimelt 4. kohtunikuks Andrei Borila ja videoruumis, mida saime näha ülekande alguses, Georgi Ozomkov ja Paul Kask siis tegutsemas. Surõgin otsib ja tegi 2 tiiru ümber enda ära, aga ei leidnud ühtegi käiku ettepoole. Pall tagant läbi ja saab siis Kalevi rünnaks edasi jätkuda. Ojamaa ja
Vlašić oma vahel lükkamas. Pikem pall ka paremale äärele. Valutaja suunas, aga kohale ei jõudnud. Musta Pajaga võitluses, kui ta lõpuks pall ikkagi Vapruse mängijate jala peale jäi, kuid lõppes siis klaarimisega ettepoole Petrunin seal. Kalevi poole pealt selle palli maha sai võtta. Mõlemalt poolelt ikkagi nüüd üsna lohakad pallikaotused, pall jääb Kalevile, Valutaja. Seal lõppude lõpuks ei saanud hästi vahele, Valliku küsib ka, et kuidas niimoodi saab, aga hetkel siin Vallik ei teeni siis. Vaprusele sellest olukorrast karistuslööki. Polo mängib peaga tagasi ja läbi Ojamaa. Kalev hakkab tulema. Petrunin, pall vasakule äärele, väga hästi, Sambe pääseb sealt nüüd tulema, aga ei, Puude peab hetkel alt. Lõppuduks palli saab ikkagi jala peale, aga nüüd on juba Vapruse kaitsjad tagasi ka, tuleb tsenderdus ja ei ole tsenderdused justkui selle mehe tugevus vähemalt tänast mängu vaadates, et ka see pall seal lõpuks värava katusel maandub, tõsiasi küll, et oli seal Vapruse mängija Puude, mis saab Kalev siit oma 4. nurgalöögi ja seal nüüd see pall maandub Nõmme käte vahel. Vallikuga kohe jooksma tulla ja võtab korralikult ette, aga lõpuks Valutaja õigel ajal õiges kohas. Vallik sai küll korraliku jooksu teha, aga see jooksis lõpuks peatati. Senimaani peetud 7 minuti jooksul, mis seda teist poolaega mängitud on, siis tahaks ikkagi öelda, et mängupildilt üsna sarnane poolega esimesele. Et selliseid justkui rünnakuid ja söösta siis teeb ikkagi Kalev, aga Vaprusel hetkel ei meenugi siin teisel poolel ühtegi sellist väga head võimalust. Esimesel poolel saadi küll tabamus kirja, aga see tuli ka standardolukorrast. Vaatame selle olukorra ära, Sambe võtab nüüd ette ja ei leia. Pannakse see tee sinna värava suunas korralikult kinni, nüüd tuleb tsenderdus, aga seal jällegi jalga vahel ja Tallinna Kalevile tänase kohtumise 5. nurgalöök. Selles arvestuses ollakse siis Vapruse vastu 5-3 peal. Ollo ka siin suurde pilti. Sattumid nüüd näeme Surõginit, kes tsenderdust andma läheb, tuleb pall ka, aga löögile hetkel Kalev ei pääse. Surõgin. Väga kaval tõste, aga tehnika hetkel veab alt. Pulussori suunas suuresti see pall ilmselt tuli, aga väga-väga kõrge kaarega ei olnud mitte kuidagi võimalik seal Kalevi ründajal seda palli võita või siis peaga suunama minna. Nõmme käte vahel pall maandus ja Vaprus saab siis sealt tulema hakata. Valbergilt kehv pallikaotus. Vedas seal Puude mängumeest hetkel alt. Valbergi selline personaalküsimus juba esimesel poolel korra käis läbi, aga tõesti siin viimase kohtumise kübaratrikiga siis Premiumi liiga kõige nooremaks kübaratrik autoriks vaatab selle olukorra ära, Valliku läheb keerutama ka, aga hetkel raamide vahele seda palli suuta ei saatnud. Palbergi väravatesse seal nii palju, et 16-aastase mängumehena korralikult siin Premiumi liigas ukse on ikka nii sisse löönud, et see asi pole enam hingede peal ka, sest et see on kõigest tõesti 16-aastasena korralikult väravaid saistanud on. Tammek oli 6,
Kalevile 2 korda, Levadiale siis korra, Kaljule samuti ja Kure vastu ka ühed avamuse kirja saanud, et see jalg on kuum, vaatame selle löögi ära, tuleb värava suunas ka, aga ei ole Kalevi mängija, Kalevi ründajat eelkõige siis sihik täna ülemäära hästi paigas ja tundub, et seal panevad ennast Ats Pudi üks mängimees, kes ennast valmis paneb ja teiseks äkki oli see Ramon Smirnov, kes seal ka ikkagi vaata, et juba täismängija vormis oli ja koheselt ka ilmselt mängu sekkuda saab lähiminutitel. Vaatame selle olukorra ära, tuleb väga hästi liip ja seal nüüd pannakse korraks ka üksteisele sisse libistatakse seal Petrunin ja lipp kokku põrkasid, aga tundub, et kumbki mängimas siit ülemäära haiget ei saanud. Liiguta korra, ärge tõdele, pane liikuma pall! Tuleb Kalevi pingi pealt Alo Pärengruppi esitluses siis juhiseid, et pall tuleb liikuma panna ja siis saab siia väljakule ka ruumi tekkida, et Kalevil võiks tekkida võimalus siis minna Viigi väravat noolima. Ojamaa. Mängib keskelt küll läbi, aga lõppude lõpuks ikkagi sunnitud palli tagasi keskkaitsetele tooma. Sambe nüüd vasakute äärelt ette võtmas. Pääseb sealt tulema ka, nüüd on vaja, aga ei, sealt täna ei tule mitte ühtegi lööki, mis lõpetatakse värava peal, et see hetkel ei meenugi, et Sambe oleks kordagi pannud Nõmme sedasi proovile, et Nõmme oleks tõrjuma pidanud, aga siin ka vahetused valmis pandud ja väljakud tulevad siis ära Daniil Petrunin ja Ude Pulussoor ja nende asemel siis väljakule juba minu ära mainitud mehed, nimelt siis Ats Purje numbriga 12 ja koos temaga ka väljakule Ramon Smirnov numbriga 17. Kalev siis ära kasutanud 2 vahetust, 1 vahetuspausi ja Vaprus veel enda vahetusi teinud ei ole. Pall kasti ka, sealt pääsetakse suunama, pall lõpetab ka värava raamide vahel, aga Nõmmele see ülemäära ohtu ei valmista, et see on selline lihtne püügipall. Aloe. Püügem pall Valliku suunas. Vallik seal nüüd võtab valutajat ikkagi lõpuks selle palli ära, pääseb tegema ka, jäetakse Paalbergile võimalus tulla ja ikka sätitakse kõrvale ja lõppude lõpuks Maxwellil see pall seal hinnaste vahel maandub. Eks seal tuleb seal ka Mansteinil pisut olukorras Vapruse ründajaid tänada, et see pall üsna tema peale maandus. Väga julgelt viimistas Kirgo Välliku, kes seal väga julgelt selles olukorras lendas. Siiski mitte. Valutaja. Nüüd astub Vallikust hästi mööda, saab tulema ka väga selline edev pall välisküljega ka mängijate vahele, aga võtab siin Valutaja Paalbergi selgelt veaga maha seal, kergelt särgist hoidmist ja lõpetuseks siis viga Vapruse kasuks. Nüüd kehv pallikaotus, Ustal võib siit võimalus ka tekkida, löögil ikkagi ei pääseta, Purje seal oli lõpuks see mängumees, kes Kapperile pressi tegema pääses, aga Kalev enda võimalust üles ei leia. Igor Pins ka kohe üldse rahul ei ole, et sedasi tegutsetakse siis Vapruse poole pealt enda värava ees, et
just kui topitakse seda palli lihtsalt kuhugi ilma siis mõtlemata, et mis see tuua või hetkel siis Vaprus küll tõdema ja ehk ka tänama, et see olukord lõppes sedasi nagu lõppes. Ojamaa. Edstein. Edstein mängib väga pika palli vasakule äärele Sambe suunas. Sambe saab ka peaga jaole, kui lõppude lõpuks pall tema jala peal. Ja nüüd on võimalus ka, aga siit ei pääse löögile Vadim Mihhailov ja toob selle palli justkui sinna värava ette, kuid ei ole seal ühtegi oma mängijat ja hetkel siis pääseb ainult sellise ehmatusega. Kalevile tänane kohtumine eelkõige tähtis ka sellepärast, et see on üks mäng, kus tuleb hakata tulemust nõudma ja saama, sellepärast et kõik konkurendid, kes samuti Premium-liigasse püsima jäämise nimel võitlevad, said vähemalt mingisuguse punktilisa kirja või siiski mitte. Artur Tammeka eile ikkagi lõppude lõpuks võita ega viigistada ei suutnud, ehk siis sealt punkte ei saanud, aga Kuressaare, kes siis tabelis 9. kohal on ja on sellel justkui kutsel ülemineku mängu kohal, siis nemad suutsid võtta Narva Transi vastu 0 viigiga 1 punkti ja Harju puhul ikkagi tundub, et Harju on mingisuguse väga-väga hea mineku üles leidnud, et seal viimasest 3 mängust 3 võitu ja siin saame ikkagi öelda, et nüpedati Paide linnameeskonda. Hetkel jooksvas tabelis siis jääb Tallinna Kalev Kuressaarest maha 7 punkti, et 7 punkti on juba selline vahe, mille tasamängimiseks on vaja vähemalt 3 mängu pidada ja siis loota, et ka sinu konkurendil 3 mängu kindlasti ei õnnestu, aga selle peale ülemäära lootma ei saa jääda ja tuleb need punktid üles leida. Tänase mängupildi põhjal justkui ikkagi saaks öelda, et ilmvõimatus ei ole. Et siit Suvepealinnast Pärnust on võimalik Tallinna poole miskit kaasa võtta, aga see eeldab siin ikkagi õnnestumisi, sest et numbrid tablool hetkel ei anna Tallinna Kalevile miskit liiga tabelisse juurde. Vaprus tuleb ka, nüüd on võimalik tulla, jätakse Vallikule vasakule äärele, siit on võimalik ja nüüd tuleb minna ka, aga Vallikul täna püssi paugu. Vallikul lõpuks ikkagi sunnitakse löögile vasaku jalaga ja sealt see sooritus kõige paremini ei õnnestunud. Lausta siia poole ka! Pistä lähemale! Seja vaata Maitu tule! Mihhailov, pall kasti suunas. Sealt ei jõutud siis Kalevi poole pealt esimesena jaole. Hetkel vaadates siin pinkide suunas, siis tundub, et Vaprus oma esimesi vahetusi senimaani ikkagi valmis poole pannud ja jätkatakse siis alg 11, kes 64 minutit juba mänginud on. Purje, Musta tuleb nüüd lahenduseni leida, aga tehakse hoopis siuke lahendus. Ustal nüüd tuleb tagasi töötada ja töötab ka siin korraliku 7-meetrisest pründi on pannud ja Max Stein sekkub otsustavalt.
saab käe viimasel hetkel vahele ja hoiab hetkel Palbergi väravast eemal, aga olnud üldse kaugel, et Palberg oleks jälle saanud oma värava kirja. Mäng nüüd pisut Kalevi poole pealt siin ka rahuneb. Siiski mitte, ei anta üldse armu ja minnakse ise ründama purje ka, aga hetkel löögid Nõmme värava suunas ikkagi ülemäära ohtlikuks kujunenud ei ole. Ka see ja löök siis lõppude lõpuks Nõmmele ikkagi pigem lihtsamate killast püügipall oli. Lipp, Nõmm. Võitab siit Kauber Audi sisse viska välja. Ja mis Pärnu asetsemist väljakul saanud on, siis kui ülekande alguses sain öelda, et vähemalt siin üles joonistatud kolmene kaitseliin ja kohtumise alguses tegelikult ka tundus, et sellega mängite, siis nüüd ikkagi sellise klassikalise 4-3-3 manu mindud on, et 4 sellist kaitsut mängijat, 3 keskpoolikut justkui ja siis meil on kaitseliin. Eriti seda olukordades, kus palliga ise tegutsetakse, et Ajo. Pärdu palli paremale äärele, aga seal nüüd ebakõlad võistkonnakaaslaste vahel ja tulemuseks see, et pall jääb üle joone. Ojamaa. Kalevi poole pealt ka tuleks siis ehk vastuse poole peal justkui veel teravamaks saada või siis saame ära näha, kas siin koheselt ka kuulati või mitte. Igastahes suured jõud Kalevi poole pealt üleval ja pall ollakse ka, palliga siis ka ollakse seal. Tuleb nüüd Senders kasti, aga ei. Kui see asi sedasi jätkub, siis ühel hetkel ma julgen oletada, et Alo Berggrupp ütleb sealt pingi pealt, et Sambe, et enam ei taha mitte ühtegi Senderist näha, sellepärast et ei ole sealt tulnud Sambe poolt mitte ühtegi Senderist, mida oleks saanud võistkond päriselt rünnata ja ega ka täna löökidega mängumehel kõige paremini olnud ei ole, et kõik ülejäänud asjad ikkagi väga hästi teinud, aga mis puudutab seda lõputeravust ja lahenduste leidmist, siis seal need asjad kõige paremini ei ole. Palliga mängumees on väga terav olnud, aga kui tuleb peale lüüa või siis otsustab Senderos sinna kasti suunas leida, siis sealt ei leita. Öögen mängib palli hästi välja, Kollo vasakul. Sealt nüüd tuleb Rikossett ka, aga lõppude lõpuks ei miskit. Nõmm avab kohe ka pikemaga, aga Vapus kaotab selle palli väga-väga kiiresti ära ja Prins ka pingi pealt kohe üldse ei ole rahul kiirustatud otsustega. See oli väga selge sõnum, et rahu ja jällegi Sambe vasakut ääret nüüd ei hakka sisse poole minema, söödab välja ja saab Kalev siis teist äärpidi proovida, seal peaks Mihhailov juba valmis olema ja vajutage siis kombineeritakse, kuid
ei ole Kalevit Senderosilt kohe üldse vilja kandnud. Seal järgmised mängumehed valmis, Taavi Jürisoo ennast valmis pannud ja teiseks mängumeheks Abiolo Pamijoko. Väljakult siis ära Vadim Mihhailov. Koos temaga ka Indrek Ojamaga. Ma siin õigesti punast vahetustahvlit nägin, aga selles on jah, et Ojamaa mäng tänaseks saab läbi. 70 minutit Vapruse vastu rassida sai. Tuletame siis meelde, et ka Vapruse standardolukorrast sündinud värav lõppude lõpuks ikkagi Ojamaa pealt tuli, et seal hüpati üle tema. Einstein, Vapruse fännid ka juba elavnesid selle olukorra peale. Nüüd väga halb valearvestus, tuleb pall kasti ka, ei tule üle Jürisoo, aga hetkel Sambe ütleks, et tänase kohtumise kõige parem pall kasti suunas, mis ta andnud on. Pajo kukutatakse, küsib Pajo sealt ka Jaanovitsit kollast kaarti siis Surõginile ja Surõgin lõpuks ka endale kollase kaardi teenib. Eks seal ülemäära küsimust selles olukorras ei olnud, et väga selgelt seal ikkagi Kalevi mängumees Vaprus oma kukutas. Kaardi väriselt siis. Leidnud Kollo kiiresti sealt käiku ettepoole, aga lõppude lõpuks ikkagi saab Kalev jälle tulema. Smirnov toob palli vasakule, Purje. Löögikoht ka ja lõppude lõpuks ei teagi, mis sealt tegema läks, tuleb kauglöök, kuid Sambel ei ole see siig paigas. Sealt antakse küll kuuli pildujast valanguga, aga mitte ükski kuuli taba. Hetkel tundus, et andis seal siis pingi peale mõista, et tal on okei ja saab mänguga jätkata, aga Kalevi vaates ta on ikkagi kriitiliselt tähtis, et see mees oma sihiku siin viimaseks veerandtunniks paika rihiks ja sealt jalast võiks ka miskit tulemuslikku tulla, et mänguliselt tegelikult on ju head mängu näidanud, lihtsalt lõputeravust ei ole olnud, et kõik, mis eelneb lõputeravusele, on väga-väga hästi tehtud ja tegelikult ka ega need minekud kasti suunas ja rünnakule on väga-väga head olnud, lihtsalt ei ole hetkel seal lõpetamisega siis kõige paremad lood. Vaprus saab vasakut ääret tulema hakata, Aale. Virgo Valliku võtab kasti suunas ette ka, seal astub mööda löögile, hetkel ei pakuta, Pajo saab proovida 2-0, kas tuleb 3-1 ja ei pääse löögile, kukutatakse, käseb seal peakohtunik ka püsti tõusta, rünnak jätkub, seal on kõik sõlmes, nüüd on löögikoht ja Venston toob eest ristnurgast ära, aga ei ole kohe üldse rahul. Hetkel siin selle nurga järgi päris täpselt ei saagi aru, kelle peale ta seal kurjustab, aga julgen ikkagi oletada, et enda mängijate, sellepärast et Vaprus pääses väga-väga vabalt lükkama ja sellist asja ei taha ilmselt ükski väravat hinda kasti lähistel näha. Kalevi ja Vensteini õnneks siis löök tuli ikkagi üsna sinna, kus Kalevi väravat ees seisis ja see käe vastu panna. Pajo nüüd nurgalööki andma läheb, ühe korra sahistati, saame näha, mis seekord sünnib. Limbergi suunas jällegi, Limberg sealt kukub ka, aga Tubakitši
klaarimine ettepoole kõige õnnestunumaks ei osutunud. Jüriso palliga. Prins ka aitab siin pallipoisid välja, annab ise palli neile. Pall selles olukorras jäi vaprusele, aga nüüd on Kalevi käes ja Jüriso saab vabas vees tulla ka. Lõppude lõpus paneb seal lipp jala vahele, klaarib palli üle otsajoone, aga Igor Prins on ikka püha viha täis. Et sul on selline olukord, kus sa saad palli ise vastasvõistkonna poole pealt audist sisse visata ja vaata, et sööt hiljem on sul juba endal maja põleb, et ei alasta siin vapruse mängumehed täna enda peatreenerile kohe üldse, et ei ole need sellised asjad, mida ükski peatreener ilmselt näha sooviks, aga eks jalgpall ongi emotsionaalne mäng ja eks need peatreenerid tegelikult seda ka jahivad. Smirnovi pall ka hästi, sealt on väga vabalt saab suunata ja esimest korda, kui standardolukorrast tuleb Kalevilt selline löögimoodi löök ka väravale, aga ikkagi jäi pisut nõrgaks. Valliku saab jällegi proovida vasakult, nüüd paneb juba pimesi Kasti ja Palbergi suunas, aga sealt ei tule. Jaanovit siin käega mängu ka ei näinud, millele vapruse mängijad appelleerisid. Prins samuti nõuab õigust, ütleb, et oli käega mäng, aga mäng jätkub. Saame siin ka kordust näha, palutaja pigem ütleks, et ikkagi peakohtunikult õige otsus, et palutajal ei olnud seda kätt enam mitte kuhugi panna, see oli maksimaalselt seal keha kõrval ja sellest olukorrast käega mäng oleks ikkagi olnud Kalevi jaoks ebaõiglane. Aga pall jälle küll otsajoone käib. Nõmm saab palli siis väravast mängu panna ja nüüd, kui kella veel juba viimased veerand tundi käivad, siis näib, et Igor Prins pole endiselt ühtegi mängijad sedasi soovi tegema saatnud, et nemad siis mängu sekkuma peaksid ja jätkab oma valitud alg 11-ga. Aloe. Valliku. Vallik. Vajo. Pisut kehv tagasisööt lipp seal. Pidi tegema ehk pisut rohkem samme, kui oleks ideaalse söödu korral soovinud. Vallikule see pall sinna ka ette maandub hästi ja Vallik saab nüüd ette võtta. Paalberg. Löögikoht ka, sätib vasakuga löögile, aga sel hetkel saavad ikkagi Kalevi mängijad blokki. Vallik võtab siin selgelt valitud vea ja palutaja siis kukutab. Seal vahetuses sekkunud Pamijoko siis Kalevi poole pealt see mängumees, kes bloki õigel ajal jala siis õigel ajal ette sai, et Palbergi löök ära blokeerida. Pamijoko. Lakic. Sellist lihtsalt käiku ettepoole Kalev hetkel ei leia. Nüüd tuleb pikem pall. Aga ei ole seal ühtegi mustades särkides mängumeest, kes selle pallini küündiks. Kalevi jaoks
jaoks aeg tiksub arvutult ja eks ta hakkab ka väikselt otsa saama, et kella peal siin normaalaja lõpuni jäänud pisut üle 10 minuti, ilmselt näeme ka mõnda lisaminutit, aga tegelikult siin teisel poolel samuti ülemäära ikkagi mänguseisakuid olnud ei ole. Ülemäära sealt oodata ei tasu. Samal ajal Kalev saatis palliga hästi seal Jürisoo ja Aaloe võitluses jääb Aaloe peale ja Jürisoo löögile ei pääse. Nüüd parema ääre kaudu on võimalik tulla ka mängu otsustama. Maxstein lendab läbi ja siit tuleb pall ja ei lähe ikka sisse. Ei lähe ikka sisse olukorrast, kus vaata, et pall on lihtsam võrku panna, ei suudeta seda teha ja siin on väga-väga halvasti, siin on nüüd väga-väga halvasti, seal on hing kinni, mulle tundub ja siin on väga-väga halvasti, mulle vähemalt tundus selle esimese kaadri pealt, mis meile sealt pakuti, seal Kevin Kauber on väga-väga kehvasti murune maha jäänud ja vaata, et nüüd ma ei kutsutakse siin kiirelt ka kiirabi, aga siin on nüüd väga-väga halvasti. Siin ei taha isegi ükski mängija seal olukorra lähedal olla, astutakse eemale ja siin Nõmm ka hoiab peast kinni ilmselt sügavaid mõtleb, et siin väga keeruline midagi hetkel öelda. Seal see esimene pilt, kes otse-eetrisse avaldus oli ikka väga-väga halb, et siin tundus, et Kauberil hing kinni jäi selles olukorras, aga see, mis täpsemalt juhtus hetkel ei oskagi öelda, et kutsutakse ka poisid kanderaamiga väljakule ja see, mis siin nüüd edasi saab, siis see justkui hetkel tundub natukene ka teise järguline olevat, et siin elus on ka jalgpallist tähtsamaid asju ja saame siin seda olukorda näha. Sealt tundus, et väga-väga kehv kukkumine, aga see, mis sellele nüüd järgnes, ei oskagi öelda. Ja jäi nutuga pooleli sinna, et see võib-olla, mis sellele järgneb siin Vapruse mängijate jaoks ikkagi tahaks öelda, et suuresti siin elus on ka tähtsamaid asju kui jalgpall ja sellest vaatenurgast siis on siin elus ka tähtsamaid asju kui jalgpall, et seal hetkel ilmselt ikkagi Vapruse mängijad ja kogu personal ja tegelikult üldse ütleks, et jalgpalli üldse ikkagi loodab, et Kauberis on kõik hästi ja midagi ei ole selliselt lahti, et siin kõige kurvemad uudised oleks. Ja staadion ka siin hirmpaikseks jäänud, aga head jalgpallisõbrad, Pärnakate järgmine kodumäng on täpselt kuu aja pärast. See tähendab 21. oktoobril ja siin samas Rannastaadionil pakutakse meile nüüd ka tribüünidele kogu aeg fänne. Seal oli vähemalt näha nii mõnelgi nutiseadet käes, et nüüd vaadatakse seda olukorda siis sealt järgi, aga hetkel siin tundub, et selline kõige kriitilisem olukord on vähemalt ära lahenenud, et tundub, et see Kauberiga ikkagi midagi kõige hullemat lahti ei ole, aga tänane mäng ilmselt ikkagi tema jaoks otsa saab.
eks ta selline raske olukord ole. Eelkõige tahaks öelda, et väljakul siis Vapruse mängijatele, et ta sellise põntsu panna võib. Siin koheselt kutsuti nii-öelda ka kiirabi peale selle olukorra nägemist, sest siin juba hetkel taustal ka sireene kuulda on ja Eesti meditsiinisüsteemi kätesse siis Kauberg siin ka usaldatakse. Ja näeme siin, et kiirabi auto leiab lõpuks oma teega ilmselt mitte jalgpallimurule päris ei sõideta, aga sellele siis võimalikult lähedale küll. Kauber ikkagi sellesse seeritud asendisse sinna värava ette maha jäetud on, et selles suhtes, et seal teda ise liigutama ei ole hakatud ja eks siis lastakse seal juba professionaalidel selle tööga jätkata. Ja siin selles olukorras, et sai väga sellise ebameeldiva põntsu vastu pead, et ilmselt suure tõenäosusega seal nii-öelda pildi mustaks viskas ja sellele siis ka hetkel olukord on selline, nagu ta on. Kiirabiautosid lausa rohkem kui ainult üks, et on siin ka teine kiirabiauto üles leitud ja abikätest siis vähemalt selles alas puudust ei tule. Kauberi jutu taustal siis Kauber ka selgetel asjaoludel mänguga jätkata ei saa ja teeva asemel siis valmis ennast Pärnu pingi pealt pannud Sander Kõlvart numbriga 47 ja ühtlasi ka Tallinna Kalevi enda vahetust ette valmistamas on. Aga siin mõlemad võistkonnad ka palli lükkama on asunud, et just mahajahtumist tekkida ei saaks, sellepärast et näib, et seda tekkinud olukorda siin ilmselt ikkagi suudetakse seda lähiminutite jooksul ära lahendada, sest et Kauber sealt juba kanderaami peale toimetatud on ja ilmselt sealt väljaku muuta siis ka sellega minema sõidutatakse, aga siin mänguseisak ikkagi üsna pikaks, et kui enne seda olukorda sain öelda, siis Kauber teenib ka kõikidelt täna tribüünidele kogunenud, aga tegelikult ka mängijatelt ja tegelikult ka treeneritest tahab välja aplausi, mida ta kindlasti väärt on.
jäin jutuga pooleli sinna, et kui siin ennem ütlesin, et ülemäära palju me neid lisaminuteid ilmselt näha ei saa, siis nüüd see tekkinud mänguseisak ikkagi ütleb seda, et neid lisaminuteid tänasele kohtumisele kindlasti väga-väga palju siit juurde saame. Kalev läheb siit mänguga edasi ja nägime ära ka seda, et 11 lisaminutit me juurde, 11 lisaminutit me tänasele kohtumisele juurde saame. Pikam pall ettepoole, sealt nüüd Atspurjel esimene selline läbimurrang justkui tekkida võis, aga Nõmm oli õigel ajal õiges kohas olemas ja eks need sellised hetkel ole, kus mõlemal võistkonnal ikkagi võib olla pisut keeruline jätkata. Vapruse poole pealt eelkõige ilmselt emotsionaalselt, aga Kalevi poole pealt ka väikse mängupoos kõige paremini mõjuda ei saanud. Ja seal musta palli pärast võitlusesse läks. Siis nüüd Nõmmele jääb värava eest lahti mängida. Alberg seal Kalevi kastiga ohustama koheselt pääseb, aga lõppude lõpuks Kalev seisab ja seisab hetkel edukalt lõpuni. Allik jätab kõrval, aga seal nüüd vaatad jättis võib-olla isegi natukene palju, et tegelikult oli see söödukoht muidugi olemas, aga sööt kõige õnnestunumana välja ei tulnud. Albergile siis kandadesse selle palliga tabas ja see rünnak sealt ebaõnnestunuks osutus. Sambe. Ikka Sambe. Nõmm palliga ja pikam pall ettepoole, aga ei ole Vapruse sellistel pikkadel pallidel ülemäära ikkagi täna justkui sellist visiooni või pikemat mõtet olnud, et need pallid tulevad sinna ette võitlusi peale ja tihti sealt olukorrast ka ei võideta neid palle, et jätkata. Sambel nüüd on vaja pall kasti tuua ja ei tule. Sealt vasakut ääret täna Kalevil ei tule ühtegi palli, mida saaksid võistkonnakaaslased rünnata. Surõgin. Seal pannakse ka väljaku murule maha, Vapruse poole pealt kõik reeglitepärane ja Pajo saab palliga edasi toimetada. Vasaku ääre kaudu. Kalev jätab seal keskele Pajole, sealt kaotatakse pall ära, nüüd on võimalus ja ei saa öelda, et ülemäära hea valik, et seal Jüris oli paremal äärel täiesti vaba, üritati keskele tuua, aga ikkagi siin nüüd ei tule mitte miskit välja. Vale out ka veel palutajalt ja isegi kui see ei oleks vale out olnud, siis väga selline ebaõnnestunud üritus Kaudi näol, et see koht, kus ta selle viskas, justkui ei tulnud kellelegi. Palberg, pall paremale. Tuleb ka, aga seal hetkel ikkagi lõppude lõpuks mitte. Sealt olgu siis ka täpsus huvides öeldud, et löögi sortis Lindberg.
Jürisoo suunas, aga seal palutajad senderdused pikem pall ette, ebaõnnestus, et Jürisooles edasi sinna ei jõudnud, et oleks saanud selle palliga ükskord tegema hakata. Kohtumisele 11 lisaminutit anti, sellest ära kulunud pea pool. Et Kalevil on lahendust vaja, Kalevil on vaja lahendust, mis neile kas või 1 punkti tabelisse juurde tooks, sellepärast et nagu juba mainitud, 7 punkti on palju, 7 punkti tagasi on vaja 3 mängu, vaatame selle olukorra ära, Jürisoolt ja sealt ei tule Sambelt nüüd pall ja lõppude lõpuks ei tule ka see all, aga seal korraks ilmselt käis ka Nõmmel südamalt, kergelt tõmbas kõhedaks, et kus see pall maandub ja Vaprus õnneks siis mitte värava postide vahel, et sealt võrk sahisema oleks pandud. Joko, selle palli ettepoole klaaris tulutult. Vaprus saab jätkata paremal äärel. Usta. Nüüd on võimalik minna purjel ja sealt ei tule. Ja Villota kerkib veel täna kangelaseks, sest et hetkel hoitis selles olukorras kõik asjad kontrolli all. Valberg. Sealt ebaõnnestunud driblingu järel oleks pall jäänud peaaegu valikule ette. Nüüd on võimalik purjel minna ka, aga hetkel kiirus jääb veits alt ja Nõmm ka samal ajal tuleb ikkagi kiita, et oli omal ajal valvel, seal ei ole Meier rahul, seal ei ole Päärengrub rahul sellega, et sealt siis see suluseis tagantjärgi võeti, sest et nende hinnangul Mats Purje jooks ei mõjutanud või siis just kui sellest ei oleks saanud järeldada seda, et oleks suluseis olnud, aga seal kuna ta ikkagi Nõmmele pressi tegi, siis tänu sellele ka see suluseis fikseeriti. Pall jääb Vaprusele, saavad kõrgelt mängida. Limberg võitleb Vaprusele vajaliku audi sisse, viska välja. Tuleb viga ka ja hetkel tuleb viga Vapruse kasuks. Sambe sellega rahul ei ole, Pähengrubil ka kindlasti. Ilmselt toimub seal hinges sees ikkagi rohkem kui väline kumand välja paistab, aga hetkel ei saanudki aru, et kas seal vilistati sukendumine või et kuidas see vile niipidi läks, aga Vapruse karistuslöök on tõsiasi ja Pajo saab seda toimetama minna, mängitakse lühidalt lahti ja nüüd on juba need targad nurgalipu minutid seal korraliku võitlusega. Sambe võitleb selle palli tagasi, aga seejärel ka kaotab peale paari pallipuudet Pajole. Selle palli Jürisoo pressi tegemas oli Vallik. Pajo. Pajo kukub siin nüüd Usta vastu ja tulemuseks järjekordne Vapruse nurgalöök. Vabandust, mitte nurgalöök, vaid karistuslöök. Vale. Jürisoo saab sellest duellist palli kätte, aga hetkel pikad pallid Ais Purje suunas ja ei ole need ikkagi suures pildis ohtlikuks kujunenud, et Purjel seal üks olukord oli, kus peaaegu jooksma pääses, aga kõik ülejäänud pikad pallid, mis Purje suunas tulnud on, siis ikkagi ohtlikuks Vapruse jaoks kujunenud ei ole. Pikem pall ettepoole, seal nüüd Pamioko ka juba ette saadetud ja Nõmm võtab kõik sekundid, mis vähegi võtta saab. Vaprusel näib, et on üks võimalus veel.
Ja Kalevil siis samuti tahaks öelda, et võimaluste arvestuses eks siin kella peal umbes aega nii palju, et siin viimastest võimalustest me räägime, vaatame selle olukorra ära, siit võimalik ka, aga need löögid Nõmmel on kööki-mööki, et sealt väga hästi püüdis selle palli enda ette ja sai selle siis üles noppida. Eelnevast olukorrast, kus Nõmmel tuli palliga tegutseda, siis sealt Igor Brinsilt ega kiitust ei järgnenud, et mängis selles üsna keerulise palli ja oma võistkonnale siis ütles, et rohkem selliseid lahendusi pole vaja. Vaprus saab keskringi juures. Tundus, et iga oli ikkagi rohkem keskringi juures, aga kui see pall nüüd pannakse sealt mängu, siis sealt selle karistuslöögi ja Limberg läheb hoidma. Limberg keerab hästi mööda ka, nüüd on võimalik tulla sealt Paalbergi suunas, tõuseb ka äärekohtuniku lipp veamärgiks ja eks seal nüüd vaadatakse, kas oli kastis või mitte, aga pigem tundus, et seal ikkagi kastis ei olnud ja karistuslöögi siis üsna kasti lähist, et Vaprus endale saab. Aga meil ka minutid täis tiksunud on, 11 lisaminutit on täis, kella peal 101 minutit ja see siis suures pildis ikkagi tähendab seda, et ilmselt ikkagi Vaprus jätab punktid koju, sellepärast et julgen küll arvata, et see ikkagi mängu viimane olukord siin. Tuleb löök ka värava katusele ja vilistab sellega ka tänase kohtumise Joonas Jaanovits.